ärkan üles, telefon mulle esimene õhkab tere hommikust nagu oleks tähtis mees. Instagram küsib, kas oled täna elus veel. Ma ütlen vist küll, ta ütlen näita mul keel. TikTok sosistab, tee üks tants, see läheb viraliks, aga mu puusad krigisevad, see kisub skandaliks. Facebook karjub, palun ära mind küll unusta. Mõtlen, millal oma sõpru näen, ma ei teagi, kus nad. Kõik need äpid on mu lapsed, aga kasvatada ei viitsi. Pistan teelo laadima ja ta ikka nõuab veel rohkem. Ma elan maailmas, kus märguanded karjuvad mu nime rohkem kui inimesed. Panin Wi-File nimeks vabadus, nüüd naabrid kõik tulevad seda otsima. Kui aku saab tühjaks, mul tekib eksistentsiaalne paanika, sest äkki maailm ongi olemas ilma pikslita. Snapchat saadab mulle filtriga näkuhiire kõrvadega, ma vastu vaidled paremad kui kõhu päästerõngad. LinkedIn küsib viisakalt, kuidas areneb su karjäär. Ma ütlen, ma arenesin eile, kui sain ühe laiki veel. YouTube pakub, et õpin 2 minutiga soome keelt ja kuidas teha pannkooke, mis päästavad su eetri. Spotify soovitab lõdvestu, sul on stress, aga ma rahulik, muidu poleks ju midagi, mida pressida press. Mu telefon on mu treener, mu preester ja mu psühholoog. Kui ta maha kukub, tunnen hinge sees, tekib suur orkaan. Elan maailmas, kus märguanded karjuvad mu nime rohkem kui inimesed. Panin Wi-File nimeks vabadus, nüüd naabrid kõik tulevad seda otsima. Kui aku saab tühjaks, mul tekib eksistentsiaalne paanika, sest äkki maailm ongi olemas ilma pikslita. Ja kui ma lõpuks panen telefoni käes, tekib imelik heli. Vist vaikus, mis see on, kas keegi näeb? Ma korra hingan sügavalt, vaatan päris päikest taevas. Siis märkan, et see oleks TikTokis mega vibe. Ja teen ikkagi video. Elan maailmas, kus märguanded karjuvad mu nime rohkem kui inimesed. Reaalne elu ütleb, tule välja, ma vastan kohe varsti.